Tervist, tervist, kallid Youtube'i kanali jälgijad, tellijad, kõigile tere, tere. Ma olen väga õnnelik, et teid on siin juba nii palju ja ma tegelikult tean ka seda, et väga paljud vaatavad ka ilma kanalit tellimata. aga kui te ükskord seda klikite, siis ma olen väga tänulik teile, sest ma näen sealt niikuinii Youtube'i stuudio poole pealt, kui palju teid tegelikult on. Ja ma olen väga tänulik selle eest, et te jagate seda kanalit ja natukene tahan siin ka rääkida seda, et mille jaoks ma üldse seda teen. Seda on nüüd tulnud hästi paljudest videotest välja, miks ma seda teen, aga jõudsin ma selle juurde siis, ma arvan, et äkki mitukümmend aastat tagasi. Mitte numeroloogi juurde, aga lihtsalt selle juurde, et näete, ohe tuli kohe välja. Ma tahtsin kogu aeg teada saada, miks inimesed käituvad niimoodi, miks inimesed on sellised, miks mina käitun niimoodi, miks mina olen selline ja nii edasi. Ja üks asi viis teiseni ja ju siis pidi ikka väga palju aukudest läbi käima selleks, et selle teekonna peale jõuda. Ja täna on siis mul tegelikult väike plaan, mitte ainult iseendast rääkida, tegelikult ma räägingi iseendast mitte ainult iseendast, aga tegelikult see, et ma täna eetrisse tulen ja teie küsimuste põhjusel, ütleme siis niimoodi, et väga paljud on saanud juba kirjalikke analüüse, väga paljud on saanud ka suulisi analüüse ja tihtipeale tulevad sellised küsimused, mis need siis on seal sellised KKK, eks ju, korduvad küsimused, ma ei tea, kuidas isegi neid nimetada, aga et milline on siis see suuline analüüs, milline on see kirjalik analüüs. Ja ma täna tulen näitama siis teile, kuidas ma teen suulist analüüsi lihtsalt näitlikult ja selleks ma võtsin siis need abivahendid siis, issand jumal, kuidas ma nüüd ütlen, iseenda kohta. Mõtlesin siin pikalt, et kas panen lihtsalt suvalise mingisuguse päeva, kuu ja aasta sisse, aga siis mõtlesin, et kurja, et äkki keegi on siin ja tunneb ennast kuidagi puudutatuna. kõige lihtsam on seda iseendaga teha. jah, ja toon siis teile näite natukene räägin, ma ei tea, kas ma räägin nii. Ei, ma hakkan vist teile näitama, ma teen seda täiesti niimoodi eksprompt ja vaata, mis sellest välja tuleb, nii nagu ikka. nüüd ma olen õppinud Zoomi kasutama, nagu te näete, et nii, et nüüd kõik suulised kliendid, teiega teeme ka kõnet nüüd Zoomi kaudu ja ma salvestan selle ja siis saadan teile selle meilile. et teie ka allikesed, kes on siis suulist analüüsi saanud ja ei ole saanud sellist salvestatud videokõnet, et ma ei teagi, mis ma kohe ütlen. mul on väga kahju, aga nii nagu ma ütlesin igale kliendile, et suulisele kliendile, et ma olen vähemalt teie elus kindlasti peale analüüsi tegemist pool aastat, et kui teil on mingisuguseid küsimusi, saate mulle esitada ja vastan teile sinna, arutame midagi, mis on tulnud teil päevakorrale. ja kui on mingi number rohkem hakanud trigerdama, siis ka seda analüüsin. ja muidugi tahtsin eelmine kord seda ka ütelda, et ma kasutan hästi palju ikkagi koolis õpitud materjali, siis kui ma teen suulisi, noh, kirjalikes seda enam, et ma tean üsna palju numbreid juba peast. nii nagu mul on siin mõned kommentaarid, neid on küll õnneks hästi vähe, et miks ma loen maha. ma loen sellepärast maha, et olla kindel. minul ka kõik päevad ei ole vennad pigem õed. noh, saate aru küll, mis ma siin ikka ennast välja pusserdan. et nii see lihtsalt ongi. ja mõndade asjadega ma teen siin väga palju tööd ja teen ettevalmistust, eriti kirjalikega ja kõige kihvtim on siis mul näiteks, kui ma mingitest numbritest räägin, siis kui mul on eriti keegi tuttav ja ma tean plussid-miinused ära, kõige lahedam oli mul teha number seitsmeid, sest mul on väga lähedased inimesed on 7. päev sündinud, mina ise 16 ja 25, et kõik oli selline, noh, nagu ma räägiksin nendest, ütleksin siis niimoodi. muidugi ma panen ka sinna numeroloogilised tähendused kõik, et vaata, kuidas ma nüüd sulle ütlen, et kui ma olen teinud nende päevade kohta seal, kes on seal 2., 10., 11., 28., 29, et ma ei põhine ainult siis isiklikel kogemustel.
et ma ikkagi numeroloogiliselt tahan rääkida kõik plussid ja miinused ära. ja kui sind ei kõneta mingisugune miinus või mingi pluss seal, siis järelikult jäta see kellelegi teisele, seepärast et see ei ole siis sinu kohta. Sest meid mõjutavad tegelikult sünnipäev, sünnikuu, aasta, elutee ja nii edasi. Jah, mul oli nagu tugev vajadus tulla teile seda rääkima. Ju siis ma pidin tulema siia. täna on üldse hästi kummaline päev, täna on 22. oktoober 2025, kui ma seda salvestust teen, ma vaatan praegu kalendrile otsa. selline väga huvitav päev, kuidagi nagu mõtlema panev päev, isegi ei tea, miks. jah, teate, teeme siis selle ära. Ja suulise kliendiga on siis niimoodi, nii nagu kirjaliku kliendiga, et alati, kui ma alustan seda analüüsi, siis sa saad enne seda, saad edukuse koodi. Ja vot edukuse koodi mul nüüd siin näiteks ei ole teile panna, aga te olete edukuse koodi juba igal pool ka näinud. Ma laivides hästi palju räägin edukuse koodist ja nii kirjalik kui suuline, mõlemad saavad selle versiooni. Kirjalikud saavad kirjalikud, suulised saavad nii kirjaliku kui suulise. Ja suuline toimub siis tavaliselt kas Messengeris või Whatsappis. Paremat versiooni hetkel ma ei ole välja mõelnud. Kes seda teab, mis poole aasta pärast on, võib-olla teen kõik sul siin video näol, täpselt nii, nagu ma praegu seda teen, võib-olla tõesti. Ise küsin, ise vastan, vaata. Eks ma ka arenen kogu aeg, seepärast et ma pole ju varem neid asju teinud. Niimoodi. Ja siis kirjalikud saavad siis meili teele selle oma edukuse koodi ja siis sinna nad saavad siis ka oma selle analüüsi. Ja boonusena tuleb siis ka suhteanalüüs kaasa. Ja suulistele siis samamoodi, kui ma jõuan sinna suhte kolmnurka, siis ma räägin seal ka siis tema suhte. seal ma räägin väga konkreetselt, et kirjalikud tellijad saavad natukene sellist vahtu ka peale sinna. Aga suulises siis, miks ma teen seda ja miks mul meeldib tegelikult teha väga suulist, on see, et ma räägin otse ja omadega seal ja sina saad mulle vastata ka otse ja omadega. Ja see on natukene selline, tead, nagu psühholoogiline, et sa avad ennast, kui sa muidugi soovid, sa saad alati rääkida mulle neid asju, kuidas mingi number sinu kohta ütelda reageerib, aga kuidas ta mõjub. Ja mina jälle peegeldan sulle sind tagasi, kui ma tunnen, et seal sees on mingi mure või mingi küsimus. Ja nii ta lihtsalt lähebki. Ja nüüd ma jagan teiega ekraani, siis vaatame, kuidas see läheb. Ma olen siin palju ettevalmistusi teinud, et kõik läks täpselt nii, nagu peab. Vaatame. Nii, väga hästi. Ja see on siis minu informatsioon ja te siis näete, miks see vene keel on, sellepärast et ma käisin venekeelses koolis, see oli online kool. Ja sealt kooli materjalidest siis meid õpilasi siis toetatakse igatemoodi, nii et me saame kasutada selliseid abivahendeid, et saaksime kiiresti ja efektiivselt selle kätte. Ja see arvutus siis, ma loodan, et te näete, siin on see hiir, ma ei oska hiirt paremini siin teile panna, et te näeksite. Siis ma hakkan nüüd sellega liikuma. Siis see tuleb sünnipäevast. Vaadake, edukuse koodi numbrid tulevadki sellest pentagrammist, ehk siis me nimetame seda kooli siis tähega, see on siis pentagramm. Ja edukuse kood tulebki nendest tippudest: sünnipäev, kuu, kokku liidetult, siis 4. number on, mis see on, see elude number. Põhimõtteliselt siis 3 eelmist numbrit kokku liites, sa saad selle numbri. Ja siis 5. numbri sa saad siis, kui sa liidad kokku kõik eelmised 4 numbrit. Ja koduleheküljel numbrite keel on olemas siis selline kalkulaator, kuhu sa saad panna oma sünnipäeva, kuu ja aasta. Ja siis ta ise arvutab sulle selle valmis. See on lihtne. Ja kui te siin näete, siis sünnikaardis näete kahekohalisi numbreid, eks ju. Siin on 20 ja 15, 22, need ongi kuni 22-ni ja siis sealt nad lähevad jälle väiksemaks tagasi. Ja edukuse koodis on ainult ühekordsed. Ja nende tippude järgi saab teada sinu sellised tugevused ja nõrkused.
ja need peavad väga hästi paika üldjuhul. nii, aga siis suuline klient saab tavaliselt minul siis peale seda, kui ta on edukuse koodi saanud, siis ta saab sellised slaidid ja need on rohkem siis mulle spikriks ja siis ma hakkan selle põhjal siis lahti rääkima. ja mis me siis siin liikuma hakkame? ma hakkan rääkima siis sellest kolmnurgast. siis see on väga huvitav, hästi paljud küsivad seda minu käest ka, et miks mina räägin hästi palju sünnipäevast, kuust ja aastast, aga enne seda on räägitud ainult sellest elude numbrist. siis sellepärast, et kõik numbrid on väga olulised. vaadake siis ainuüksi sünnipäevast tulevad need numbrid lahti. ja need numbrid on siis siin näiteks 5 on siis ema suguvõsa ja naisliini mõjutused, minu puhul on see number 5. 19 on siis isa suguvõsa ja meesliini mõjutused. ja tagurpidi kolmnurk viitab sellele, mis energiad on siis mul eelmistest eludest siia ellu kaasa antud. ja isegi ainuüksi siis, kui ma räägin teile 16-st, noh, siis mitte teile on ju, see on minu number, ma olen 16 päeva sündinud, siis ja kui ma näiteks räägin seal ka teil videotes seal 16-st, siis ei ole ainult need energiad siin sinu sees, siis siit tuleb, sinul tuleb isiklikult omad numbrid. minul on üsna tavalised numbrid võrreldes sellega näiteks, noh, ei saagi ennast võrrelda kellegi teisega, aga siiski. mõnel on ikka selline müstika siin, et oh. ma olen teinud neid ikka üsna palju ja ma ei tea, kuidagi mõtlikuks paneb, teate. okei, ma proovin natuke energiat ja vunki juurde panna. nii, siis see on siis isiksuse kolmnurk ja siin ma räägin sina kuni 18-aastaseni ja siis räägin 18 plussina. ehk siis me oleme noorena siis kuni 18 oleme siis sellises energias, kus 1-9 aastani oleme rohkem ema energias ja poolikana. ja siis siit tuleb 9-18 tuleb siis isa energia juurde. siis siit samamoodi siis ma räägin sina 18 plussina, tulevad ka need omadused välja, ehk siis kõik need numbrid mõjutavad sind. ja muidugi vaba valik usud või ei usu, aga nii see on. siit ma hüppan siis vaimsusesse, vot see kolmnurk on vaimsus. ja siit siis tegelikult, siin on ka igal pool on tagurpidi kolmnurgad, aga siin iga numbri puhul ma räägin siis, kes sa oled olnud eelmistes eludes. mina ei näe seda, mitmes eelmine elu see on olnud sul, seda siis saavad juba sellised naised nagu näiteks, kes on esinemas käinud, on Maila ja Karmen näiteks, nemad saavad seda lahti arutada. numeroloogia on selline pigem nagu faktipõhine, see on statistika, kuidas mingid teatud numbrid reageerivad, teevad tööd. siis mina olen seda õppinud. minul puuduvad siin maagilised numbrid, nagu te näete, siis noh, te näete rahulikult, saate panna pausi peale ka. siis mina ja noh, ütleme numeroloogias, mida ma olen õppinud, on maagilised numbrid on 9 ja 18. minul neid ei ole. selles suhtes, et mina ei ole selgeltnägija võimetega, aga mul on väga hea intuitsioon. ja seda intuitsiooni annavad mulle siin kaasa näiteks 20 ja 22 ja 11, sinu 22 ja siis vaimsuse koodis, nüüd ma jälle hüppan, see on mulle nii omapärane, et ma hakkan hüppama ühest kohast teise, et aga proovige liini peal püsida siis, et lihtsalt pange kasvõi pausile. ehk siis siin vaimsuse kolmnurgas ma räägin sellest, et kes sa siis eelmistes eludes oled ja nüüd ma räägin teile kõike sellest, mida ma räägin siis suulise kliendiga, siis see on nüüd, see näide on konkreetselt suulise kliendi näide. ma pärast räägin teile, milline on siis kirjaliku kliendi näide. ja hindasid näete seal kodulehel siis numbrite keel. Siis häälsõnumitega toimub iga numbri puhul, ma räägin häälsõnumiga, sina saad endale sobival ajal siis häälsõnumitega jälle mulle vastuseid panna. mulle meeldib, kui sa siis kirjutad ja saadad mulle häälsõnumeid, sellepärast et kirjutada ka saab, aga häälsõnumitega näiteks, kui minagi räägin, siis vahepeal hääletoon tõuseb, vahepeal mingi numbri juures on nagu tuleb väike nukrus ja siis, kui sina seda ka räägid, siis ma kuidagi, mul on suht hea intuitsioon, et ma kuulen rivide vahelt midagi, mida ma oskan sulle siis tagasi peegeldada. jah, siis siin.
no näete, siin on 13, eks ju, sellest ma olen nii palju teile rääkinud. Siis näiteks tahtsin ühte asja ütelda. Number 10, kui siin vaimse kolmnurgas, kellel on, noh, suulistele klientidele ma räägin, tähendab seda, see on nagu õnneratas, ehk siis need, kellel on vaimse kolmnurgas 10 või siis kuskil siin 10, siis enne 35 aastat on olnud suht keeruline ja väljakutseid täis elu. Minu puhul peab see paika ja väga paljud suulised kliendid on seda ka kinnitanud, et nii on. Ja siis, kui sul on seitsmeid, näiteks mul on siin 7, siin on 7, siin on 7, siis need viitavad sellele, et sul on inglite kaitse olemas. No näete, kui hea, kui mul hakkas nii hea, siis kui ma seda õppisin, mõtlesin, oh, lõpuks ometi keegi kinnitab seda, kuigi noorena ma sellest küll aru ei saanud. Ja 10 viitab sellele, et katsumusi on palju, aga need on justkui universumi poolt sulle mingid eksamid antud, kui sa need läbid ja põnnama ei löö, siis, siis tuleb hästi. Ütleme siis niimoodi. Aga sinna peab elama, et hästi läheks. Ja, et teate, kui huvitav, ma olen tähele pannud mingid teatud missioonid, ma pärast näitan teile ka siis missioonideni, kuhu me siis jõuame. Siis näete, ma jälle hüppan oma mõtetega, aga ju siis ma pean seda praegu rääkima. Teatud missioonid, mida ma olen tähele pannud, on näiteks 5, 10, 15 ja 9, 9, 18. Siis nendel on suht keeruline lapsepõlv olnud. Ja kas lapsepõlv, ütleme üleüldse kuhugi sinna 35 ja niimoodi, hiljem võib-olla ka selliseid väljakutseid, aga see on kõik antud selle jaoks, et sa areneksid. Ja see on just selline nagu, kuidas ma ütlen, mitte takistuskivi, mis asi see on? Ei ole takistuskivi, mul ei tule praegu meelde, no saate aru küll, sa kukud, komistad, tõused püsti, kukud, komistad, tõused püsti, no selline nagu, no ma ei tea, matemaatikaeksam, õudne. Ja nüüd ma tegelen numeroloogiaga, eks ju, no siin tuleb ju nii vähe liita ja lahutada, et siin on õnneks mul lihtne. aga jaa, noh, saate aru, need on nagu eksamid sinu elus ja vot mõned võivad murduda ja ei avane üldse neil see elumissioon, kuigi elumissioon on või hingemissioon siin elus sinu sees, siis sinu kehastuses on meil kõigil olemas. Ja miks ma seda räägin, sellepärast et te pärast näete siis, mis minu missioon on, ma juba selle mainisin ka tegelikult. mul oli hea meel, kui ma seda teada sain. kõik nagu puhastus ära. Nii, lähme siis siit vaata vaimsusest, siis ma liigun edasi, see on hästi huvitav. Vaimsuses ma räägin siin lõpupoole, räägin siis ära ka vanematelt saadud karmavõlad. Ja siis need tulevad sellistest kohtadest, näed, 5, minul on siis 5, ema suguvõsa naisliini poole pealt, 19 isa suguvõsa meesliini poole pealt, 10 ema suguvõsa meesliini poole pealt ja 15 siis isa suguvõsa meesliini poole pealt on minul. Ma ei tule teile praegu numbritest rääkima. Siis räägin selle ka siit ära niimoodi. Siis see 15 siin on siis suguvõsa poolt saadud selline, no kas ta on nüüd karmavõlg, ütleme siis karma, millega sa siin elus kokku puutud. Ehk siis näete, see on nii sarnane, et siin on suguvõsa poolt, ehk siis kõik 9 põlve sees vaatame alati seda. Siis siin on isa suguvõsa meesliini poole pealt sama number. Siit ma liigun, siit vaimsuse kolmnurgast liigun edasi ametite kolmnurka. Ja ametite kolmnurgas siis tagurpidi kolmnurk viitab sellele, mis ametid on sul olnud siis eelmistes eludes. Ja suure kolmnurga need viitavad siis sellele, mida sa peaksid tegema, mis kõige rohkem sobib. Minu puhul on hästi huvitav, näete, see pealmine, see tipp ja eelmiste elude tipp on sama. No see, mis mulle nagu väga hullult meeldis, on see, et online töö on siin väga põhine ja selline liikuv töö, et ei tohi olla igav. Ja see, et no mulle väga hästi passib see kõik, nii hästi räägib minust. Ja 17 tähendab ka seda, et ma peaksin särama või olema nagu noh, kas täht, ütleme siis täht, 17 on täht, aga see, et mu koht on laval rääkida, ma olen elupäevad tundnud ennast nagu kala vees, kui ma saan rääkida. Aga sellist, mul on alati olnud nagu sellised suht
vaimne lähenemine asjadele, isegi kui ma olen ainult ärisfääris liikunud, nii nagu ma olen öelnud, et mul on siin ettevõte. Soomes oli natuke suurem, nüüd ta on juba väga väike, seepärast et nüüd ma liigun täiesti numeroloogia maailma. Et ja teatud numbritest tuleb välja, see on siin 10 juures eriti, siis et ma peaksin tegema vaimsusega, mitte nagu konkreetselt raha kui materjali taga ajama, seepärast et teie ka, kellel teil on 10 siin, siis te teate seda õnnesuulised juba, peaksite teadma seda väga hästi. Siis jah, et läbi vaimsuse. Aga vaadake, kui kaua selleks pidi aru saamas, kui ma tulin numeroloogia juurde. Ja see loksutab nii palju asju paika, et nagu mega huvitav. No vot, ja siis ma räägin teile täpselt samamoodi ära, tagurpidi kolmnurgaad, need siis tähendavad seda, mis eelmises elus on olnud. Ja siis see tähendab ka seda, et selles elus sulle antakse see nagu uuesti võimendab, eriti näete, siis minu puhul ta võimendab. Ma peaksin kohe kindlasti tegema online tööd ja töö siis ka, mis oleks liikuv. Noh, online töö on väga liikuv, sobib mulle. Nii, näete, siis ma lähen suhetesse ja suhtepealik on mul siin 8 ja, ja see on samas ka elude number, nagu huvitav. Ja siis on põnev, et kui ma noh, siis suhteanalüüsis ma vaatan kõigepealt, näete, siin on jälle, et siis millised on sul antud, noh, minul siis siin selle näite puhul on antud siis eelmiste elude kogemused, eks ju jällegi, millised need viied, no ilmselt tahan teile juba rääkida nendest, neid tähendusi ma kõiki tean, aga ma ei hakka teile rääkima, see ei ole see point. Aga siis see, et selle suhteanalüüsis ma räägin sina kui naine või sina kui mees, milline sa oled suhetes, millised omadused sul on, sinu plussid ja miinused. Eks ma räägin kõikidest kolmnurkadest plussidest ja miinustest ja siis ka seda, et soovitused, mida sa tegema peaksid. Vaimsuses siis ma räägin iga punkti puhul, räägin, kes sa oled olnud siis eelmises elus, mis roll sul on olnud ja siis see, et milline eesmärk sul siin elus on selle numbriga. Ja annan soovitused sulle. jah. Ja suhtes siis selle lõpus siis ma analüüsin sind oma siis sinu elukaaslasega. jah. Ja siit tuleb siis hästi vahva ka välja sellest kolmnurgast. No näiteks minul on elukaaslasega 8, temal on ka 8. Kui mõlemal on 8, siis see tähendab, et te olete karmasugulased. Et see oli jah huvitav selles suhtes, et te teate kindlasti seda tunnet, kui te kohtute inimesega ja see ei pea olema siis su elukaaslane, vaid ükskõik kes, et kasvõi ma ei tea, koostööpartner või töökaaslane või mul juhtus ühe naisega ka kunagi ka siin Soomes. Ma küll teda ei analüüsinud, sest siis ma ei tegelenud numeroloogiaga, aga me tuleme veel temaga suhtlema, ma olen täiesti kindel. Ja mul oli täpselt selline tunne, et ma tunnen teda kuskilt ja tema, kui minuga hakkas ka vestlema, me olime täiesti nagu mingi äritasandil rääkisime. mõlemal olid koristusfirmad, siis ütleme niimoodi. Ja siis hakkasime rääkima, siis ta ütleb ka, et täitsa lõpp, mul on tunne, et ma tunnen sind. väga võimalik, et meil on siis sama number siin. See on hästi huvitav, siit tulevad siis välja, et kas sul on karmasuhe, kas te olete karmakaksikud või karmasugulased. Loodan, et need olid niimoodi. Ja siis muidugi ma räägin ka tähendusest, mis siis teil on oluline. Ja suhetes siis ma teen niimoodi suhteanalüüsid, et ma liidan teie sünnipäevad kokku, siis ma liidan teie kuud kokku, siis ma liidan teie aastad kokku ja siis teie eluteed kokku, analüüsin kõiki neid eraldi. Kirjalikus versioonis te saate natukene sellist nagu muud asja ka juurde. Nii, siis ma liigun tervise juurde. Tervis on siis selline väga huvitav kolmnurk. Mina ise ei ole arst, aga mina räägin siis jällegi ikkagi numbrite statistikast, et mida need numbrid tähendavad seal. No ja kellel on siin 7 tipus, ehk siis minu puhul siis minul võivad olla probleemid liigestega ja tõesti põlvedega kõige rohkem. Mul on olnud elus üks periood, kui ma olin ratastoolis. Ma ei teagi, ma ei mäleta, kui palju see kestis, pool aastat äkki või? See tuli täiesti siis ravimata angiini tagajärjel nii ratastooli. Mõtled ette, jah. Ja tulin sealt välja. See oli ka mingi omamoodi õppetund. Ja siis on ka hammastega ja tõepoolest mul on olnud hammastega probleeme. Ja siis on siis veel kopsud. Kopsudega probleeme ei ole olnud.
ja selle kolmnurga juures siis ma räägin alati, eriti kellel on seal 9 ja 18, siis hoidke piip ja prillid ette. Teie puhul ma üleüldse olen öelnud seda, et ei tohiks haigete inimeste juures kaua olla ja kui te seal peate olema mingite olude sunnil, siis te peate õppima ennast kaitsma energeetiliselt. Ja siis kaitsmiste asja siis näiteks Mailaga videos on meil ja ma ei tea, kellega meil veel oli. No näiteks Kristiga oli, Kristi teeb siis neid igasuguseid pärlikesi ja noh, neid on hästi palju igasuguseid kaitsmismeetodeid, et igaüks tunnetab ise seda kõige paremini. Et mina õpin ka siin kogu aeg, kogu elu, et kuidas seda teha. ja no vot, siis saab põhimõtteliselt kõik see ring peale. Siis alati, mida ma soovitan, siis pange pliiatsi ja ma ei saa teile pliiatsit näidata, aga noh, ütleme siis ma olen praegu 47-aastane. Mõtlen, et kui see lähemale, siis mul on tegelikult lugemisprillid, mida ma peaks kasutama, aga ma ei kasuta neid praegu siin arvuti juures. siis näete, ma olen 47 on ju, 48, siis mina peaks panema pliiatsi siia ehk siis 5 ja siis 47, 48. mind mõjutavad praegu number 5, number 10. Kust ta selliseid asju praegu võtab, oodake, mina kohe tahan mõelda. Ma olen praegu sellele teile täiesti võlgu, see on nüüd mingisugune lahend on. Teate, vaatame 22 ja 15. natukene vaatan, et asja. Teiega koos arvutan praegu kokku. 22 ja mis ta selle 5 saab praegu? Ma pean seda natuke studeerima, näete. Jäängi kohe teiega siin nüüd pusserdama. 27, 9, all right. Okei, seal on mingi lahend. Okei, ma ei hakka seda teile praegu siin lammatama. Ehk siis tegelikult see, mida mina soovitan jälgida, on siis need, siin on 22 ehk siis need numbrid 22, siis siin oli 7, kui nüüd pliiats on siin peal 46, 47, no mina olen 47, ma lähen tegelikult 48-le, siis minul on selline mõju, et mind mõjutab siin 22, 15 hakkab mind mõjutama, siis ka 5 ise ka mõjutab mind kogu aeg. Need asjad, nüüd näete, ma olen isegi lausa näost punaseks, siis need numbrid tegelikult peaksid ka mõjutama, mis siin sees on. Ma pean natukene neid studeerima, kus need numbrid siia tulnud on. et nüüd ma arutan teiega koos. ma tean, et siin on sellised osad hästi teravad pliiatsid ehk siis inimesed, kes oskavad hullult kähku kõiki asju arvutada, nii et pane siia komment. teeme niimoodi, et nüüd lahendame kõik koos selle asja ära. Ma olen koolis midagi vahele jätnud. Ega siis ma ka kõiki asju ei tea, teate seda ju. mingid asjad, nii nagu ma tegin teiega videot, mida tähendab viimane, mis see siis oli, aasta see viimane number, siis ma tegin selle materjali endal valmis ja ma mõtlesin, et ma täiesti eksprompt koos teiega teen selle kaasa. ja see oli nii vahva, mulle väga meeldis see. tuleb veel selliseid paar tükki mingi aeg. no vot, ühesõnaga, võtame lihtsamalt selle asja. siis kui sa oled sellises ajavahemikus, näete 45 juures, siis konkreetselt 22 energia mõjutab. ja siis suuline klient, lihtsalt temalt piisaks seda, kui ta läheks kuulaks, mida ma 22 juures räägin. siis miinused ja plussid, soovitused ja siis lihtsalt kuulata nagu kolmanda kõrvaga, mida ma seal räägin. jah, seda võib olla lihtne niimoodi, noh, minul on niimoodi lihtne ütelda. seepärast, et ma tean, mis 22 tähendab ja ma tean ka 15, ehk siis ma liigun energeetiliselt, näete siit 22, liigun vaikselt 15 juurde. 50-aastaselt olen ma siin. siis 55-aastaselt ma olen siia 5 juurde liigun, ehk siis liigun 15 energiast 5-ni. nuputame kõik koos välja siis hiljem selle asja, mis siin on. ma tean, et 10 on õnneratas, 7 tähendab seda, et noh, õnneratas, mis see siis tähendab? seda, mida teed, võib tulla väljakutseid, selliseid keerulisi väljakutseid, aga need tuleb ära ületada selleks, et sa saaksid no ütleme, see on eksam nagu, see tuleb lihtsalt ära teha, järelikult mul on 47, 48 on mingi eksam tulemas. mul on eksamid kogu aeg, iga päev on mitu eksamit.
ja ma saan märtsis saan 48 maraton teiega praegu. Ja siis siin tuleb mingi hetk seitse, see tähendab hästi kiire liikumine, kuhugi kaugele võib, hästi selliseid palju liikumist ja ma tean ka juba, mis liikumine mind ees ootab. vot saate ka kunagi teada, mis liikumine mul ees ootab. Praegu saladus. vot, meie kõik teame seda juba. vot, aga täpselt peab paika väga hästi, seepärast et ma juba tean mingeid teatud asju. hästi huvitav tegelikult, veel põnevamaks läheb. aga noh, ütleme siis niimoodi, 60-aastaselt siis on 8, ehk siis see on jälle siis karma ja raha, et see, mida ma kõik eelmised aastad olen teinud, siis siin ma saan vilja maitsta. aga mida ma siis veel räägin klientidele ja siis teile kõigile täpselt samamoodi. olge nii kallikesed ja minge kuulake, mida ma räägin nüüd 2025 aastat on veel 2 kuud, november-detsember on ju. Ja see siis liigub globaalselt siis number 9 energias ehk siis lõpetamise energia, lõpetamise aasta globaalselt. mis see tähendab siis, kui ma räägin 2025 näiteks või 2026? 2026 on globaalselt üldse number 1 ehk siis alustamise aasta. kõik nagu hakkab. ehk siis see on justkui nagu ilm õues. siis on vaja kuulata, mis tähendab aasta, sinu isiklik aasta. ja seda ma räägin seal videotes, seda ma ei hakka praegu siin lahti rääkima teile, minge kuulake seda. ja vot see on nagu ilm siin toas või see atmosfäär, seda sa saad ise muuta. kas ratikaid juurde panna läheb soojemaks või tahad, et see näiteks oleks aroomi rohkem, paned mingisuguseid lõhnasid kuskil, mingeid viirukeid. või kui tahad, et kõik oleks neutraalne, siis sa saad lihtsalt hoida seda enda aastat neutraalsena. kui sa tahad ülesmäge minna, siis push'id sinna positiivsuse poole. kui tunned, et sa oled languses, siis järelikult tead, kuidas tipe-tapa üles minna. tasub seda kuulata. ja siis ütleme veel, mida noh, võib ka kuulata, on see, et mida siis tegelikult kõike võib kuulata. aga noh, näiteks kuu, kuidas kuu energeetiliselt sul toimib. näiteks nüüd on oktoober, siis tuleb november ja samas see, mida näiteks mina isiklikult teen, on see, et mina kuulan, noh, mis ma kuulan, ma selles suhtes tean, ma alati arvutan hästi kiiresti need asjad ära, siis see, et milline minu isiklik aasta praegu on. siis minul on aasta number 1 ja minu elukaaslase aasta ka vaatan ära. minu elukaaslane näiteks on detsembris sündinud, ehk siis tema isiklik aasta äh, hakkab detsembris. minu isiklik aasta hakkas märtsis. minu isiklik aasta siis 2025 hakkas märtsist ja ta lõpeb 2026 märtsis. alati pluss-miinus 1 kuu võib see kõikuda. ja minu elukaaslasel on siis nii, et ta hakkab detsembris, tema isiklik aasta, ja temal lõpeb järgmine aasta detsembris. ja teate, miks see vajalik on, sellepärast et kui te kuulate seda videot seal, te saate aru, miks näiteks tema on nagu sellises energias ja sina oled sellises energias. siis sa saad aru näiteks, kui temal peaks olema näiteks number 6 energia aasta, siis see on selline chill, ta ei süvene millessegi, töötab nagu hästi lõdvalt, justkui nagu hõljub kuskil. on ja ei ole ka. noh, selline. ei ole mõtet närvi minna, sellepärast et kui sa hakkad seal tema peale nagu paukuma, siis ta lihtsalt ei pruugi teha neid asju, mida sa tahad, sellepärast ta energia on kuidagi teistsugune. siis lihtsalt tuleb nagu pehmemalt, nagu väikeste lastega räägitakse. vot. ja kui näiteks sina oled seal aastas number 7, ehk siis see, et sa tahad hullult liikuda, sa tahad reisida, sa tahad mingisuguseid ettevõtmisi võtta ja ma ei tea, mida iganes, teine seal on zen, teeme seda, zen. või siis, kui sa oled seal näiteks number 4, mis on hästi selline struktuurne aasta, kus sa tahad midagi luua, midagi hästi siis tõsiselt võtad seda kogu aastat, teine on sul seal liblikad kõhus kogu aeg. siis sa saad aru nagu, mis toimub. vot sellised asjad, aga lähme tagasi. nüüd siis see on siis selline asi nagu see sünnikaart, selle ma panen kõigepealt, siis ma räägin kliendile ära, mis värk siin on. mingisugused numbrid, kui ma näen, et hullud karjuvad mulle näkku, et räägi minust, siis ma kohe räägin talle juba ära, enne kui ma alustan analüüsiga. siis lähme vaatame, milliseid slaide ma veel saadan. ja siin on siis isiksuse see kolmnurk omaette, siis siin on vaimsuse kolmnurk omaette, siis siit ma teengi sellise screenshot'i, panen eraldi, ütlen, et see on vaimsus ja hakkan siit rääkima neid numbreid.
siin sees olevad numbrid ei ole sünnikaardi juures selles suhtes väga olulised, siis need ma kustutan kõik ära. Need on lihtsalt meile selliseks töövahendiks antud, see on ametid. No on ikka väga ilus ametite kolmnurk mul, ma ütleksin. aga teate, on nii müstilisi numbreid, osadel on seal ainult 9 ja 18, siis ma mõtlen, joh, ei tee täitsa lõpp lihtsalt. mingi karv tuli. nii, siis siin on minu suhted, no vaadake, kui huvitav ma suhetes olen, jah. ehk siis suht selline karm tüdruk. ma tahan hullult, et kõik oleks õiglane. Number 5, miinusest targutaja. ehk siis annan nõu siis, kui minult ei küsita. Number 3 on see, et mul on kalduvus kleepida endale nõrkasid mehi. ma olen neile nagu ema eest. Number 15, noh, suhte mõistes on see, et kaassõltlane, et ma väga pikalt jauran ja ma ei tea, millal lõpetada. ja mul on kogu aeg kahju inimesest. ja 15 on veel hästi palju huvitavaid asju. nii, ja siis see on tervis. ja sellest ma juba rääkisin. ja siis siin igalühel on omad asjad. ja näiteks kui tervises on number 6, ka paljudel on ka number 6. oodake, ma vaatan korraks ühte asja. et mul on isiksuses 6. no 6 on see lugu, et enesehinnang on madal. ma mäletan, noorena küll võitlesin väga palju, eriti siis, kui koolis kiusati. siis oli, sest oli ju nõukaaeg, vaata, kooliriietus pidi olema ja siis, kui minu meelest minu aeg läks just niimoodi, et kooliriided läksid ära ja tulid nagu need paremad riided, siis ikka need, kes olid jõukad, siis need panidki ilusasti riidesse, aga mina ei ole jõukast perest, et siis läkski tralliks. vot niimoodi. ja siis need kolmnurgad olid ära. ja siis sellised lisaasjad veel, näiteks siin ma siis räägin eraldi suguvõsa karvavalassi. 15 ja siis ma käin läbi tšakrad, ehk siis mina ei ole tšakrate spetsialist, aga meile on antud siin selline lisaslaidikene. ja siin siis tegelikult, mis selle point on see, et ma panen siin siia kliendile alati selline lisapiltikese, et need tšakrad hakkavad siin kõik ülevalt alla siis tulema. peaga seotud, see on silmanägemine, see on kurk, kui ma ei eksi, siis see on süda. siit alt läheb siis kõik, mis on sealt nabast allapoole. vaadake, kui huvitav, kõik, mis on nagu all suguelunditega seotud, need, mitte kõik ei ole suguelunditega, aga see läheb sealt nagu siit südamest allapoole lähevad titi-titi. ja siis need on ametite kolmnurgaga seotud. näiteks selg on arvatavasti siin. ja see on nii huvitav. mul tihtipeale alaselg valutab. siis ma pean kuulama, mis see 10 tähendab. noh, ma tean juba, mis see tähendab selles suhtes et ma ütlen ka kliendile, et kuula, kui sul nendes piirkondades kuskil on mingid valud, siis mine kuula kolmanda kõrvaga, et äkki sa saad mingit olulist informatsiooni, mida ma sulle räägin seal. et see ei ole mingi voodoo, see on täitsa tavaline värk. ja siis lõpuks on siis kirsike torti peal ehk siis missioon, sinu hinge missioon siin elus, 5, 10, 15. ja mul on rõõm öelda seda, et ma olen teinud suht palju kliente, keda esineb suht hästi. ja ma isegi ei oska protsentuaalselt seda öelda, kui paljudele, aga ikka on. ja mul on isegi sattunud niimoodi, et kliendi näiteks selline, kus on ametid, suhted ja tervis, siis kõik need kolmnurgad kattuvad minu sünnikaardiga. ja teate, vahest tihtipeale on mul niimoodi, et kui ma teen kliendile, hakkan nagu tegema neid asju, ma mõtlen, ohoo, kuidas see on võimalik, nagu kogu see plokk on minuga sarnane. ja siis mina olen aru saanud niimoodi, et see inimene tuleb mulle peegeldama, et ma peaksin siit millegi selle asjaga nagu tegelema, mingi numbriga, mis mind kõige rohkem ennast trigerdab, sellepärast et see, et mina tean kõiki enda numbreid, ei tähenda seda, et ma täiuslik olen. ja see missioon tähendab siis vaimset õpetajat. vot, nii ongi. väga huvitav, seepärast siis, kui ma sain teada seda, siis ma alguses selle teadmisega mõtlesin, et aga okei, mine ja õpetaja. ja mulle meeldib targutada, tihtipeale mu lapsed ikka siin vihjavad, et enne lõpeta ära.
aga see on mu väljakutse selles suhtes, et ma pean õppima nõu andma siis, kui ainult minult küsitakse. mitte siis, kui mina arvan, et nüüd on õige aeg ütelda, et nüüd on nii. jah, aga tegelikult vaimne õpetaja on selline laiem mõiste, et ta peaks hästi palju andma väärtust ja mis ka number 10 näiteks viitab siin keskel, et lihtsalt ilma maskita. ja teate, kui huvitav, et teil ka, kellel on 10, siis kas teil oli 10, äkki oli 15 hoopis ilma maskita. nüüd ma võin eksida, kas 10 või 15, see on kohe selline, et olla ehe. ja kui ma seda kuulasin, kui ma jõudsin sinna numeroloogiasse ja siis me jõudsime sinna missioonini, siis me ju kõigepealt käisime kõik need plokid eraldi läbi vaata. siis oligi niimoodi, ma mõtlesin, täitsa pekkis, ma olen ikka nii pikalt elanud juba ja kui palju aastaid ma olen pidanud mingit maski, ma olen olnud see, kes ma ei ole päriselt. noh, mida ma maski all mõtlen, on sellised noh, alati näitad selliseid asju teate välja, et ma ei tea, mukitud, lakutud, selline tša-tša-tša kogu aeg mingi tipp-topp, selline, vot sellist asja. kuidagi oli nagu nõrkus näidata välja, et oled värvimata ja siis oli nii huvitav, kui ma otsustasin seda numbrite keelega hakata tegelema, siis ma mõtlesin, et okei, kui see on minu asi, millega ma peaksin tegelema, siis ma olengi täpselt mina ise. oma vigade ja võludega ja nii lihtsalt ongi. ja, ja küll ma ikka vahest meigin ka, aga vanasti ma tegin seda väga palju, nüüd ma enam ei tee nii palju. vot, näete siis selline lugu. nüüd ma teen, siis see on suuline ja suulises on ka veel see asi, aga kirjalikkus. võivad tulla mingid sellised karmasõlmed veel, no näiteks minu puhul kurjam. no see on näiteks üks karmasõlm, 3, 13, 10 on üks karmasõlm minu puhul. ma ei tule teile seda rääkima, mis see on. aga tihtipeale on vot siis, kui ma räägin teile 9, 9, 18, siis need on tihtipeale inimestel siin ja siin. On tervises ja on suhetes. osadel on ka siin. ja tegelikult karmasõlmed on sellised asjad, mis annavad veel sulle mingit teadmist juurde, et miks sul mingid asjad on niimoodi olnud. ja mul on äkki kogu selle portsu juures, mis ma olen teinud, ma pole täpselt kokku lugenud nii suulistes kui kirjalikes, et äkki võib-olla 3 inimest, kellel ei ole karmasõlme olnud ja siis ma ütlengi, et te olete õnnelikud inimesed. et seepärast, et ega see ei ole vahva, kui sa seda teada saad ja siis sa hoiad peast kinni, mõtled, et ai kurjam, ai kurjam. nüüd ma teen sellise asja, et ma lõpetan praegu jagamise. nii, see oli suuline klient. ja suulise kliendiga siis on niimoodi veel, huvitav, et ma ei näe, palju ma olen teiega juba rääkinud. noh, vahet ei ole, ei näe. ja, et siis suulisega siis peale seda me räägime lõpetuseks mingisugused asjad ja siis kui ta on endaga tuttavaks saanud läbi minu häälsõnumite ja minule jaganud neid asju, siis me teeme siis videokõne, nii nagu ma ütlesin, et nüüd ma katsetan teha videokõnesid siis Zoomi kaudu, et me saaksime salvestada ja teadmiseks teile siis. et siis vaatame, et selles suhtes, et on mõnus. ma mäletan siis, kui ma ei osanud seda teha, siis üks noormees ka ütles, et oi kui kahju, et ei saa nagu salvestada, et nii tore oleks seda vaadata pärast hiljem, aga no kui ei oska, siis ei oska, mis ikka teed. ma kogu aeg õpin siin järjest, nüüd ma vaatan, kuidas ma siit saaksin selle väikseks teha. ma loodan, et ma ära ei kao. nüüd ma lähen surfan natukene. siin vähemalt hääl mul liigub, nüüd ma vaatan kirjalikku teile välja. milline kirjalik on? nii, ma arvan, see on okei. Ai, siin te näete veel mingisuguseid asju, ma teen natukene laiali, sest ma ei taha, et te näeksite siin minu isiklikku asju, et välja ei tuleks. nii, no nii, see on okidoki. ja vaatame, nüüd ma jagan jälle, nüüd me läheme kirjalikku ja kõige parem on seda jälle näidata oma analüüsi peal. Läheme siia, ups ja pups. mida te näete? okei,
ei näe midagi erilist selles mõttes, et midagi isiklikku ei näe. no mul on paljud asjad soome keeles, siis siin on natukene näha taustaks soome keeles. no nii, kõik sellised tähtsamad asjad on siis peidus, ütleme niimoodi. nii, ja see on siis sünnikaart. ja jah, see on tõepoolest minu nimi, ei ole mingi saladus. ja siin siis sünnikaardis te saategi sellises versioonis. siin on siis palju asju, mida te saate. ja nii nagu ma ütlesin, et sünnikaarte siis me teeme, ma panen teile sellise asja siia. Et siis sünnikaarte teeme. miks ma räägin teeme, sellepärast et mul on hästi armsad tüdrukud, minu kõige lähedasemad, noh, ma ei ütlegi siis, kes, ma olen seda nii palju juba rääkinud. ja nemad aitavad siis mul teha ilusti vormistada kõik need asjad, materjalid siis annan mina neile ja nemad panevad siis kõik selle ilusti, seepärast et ma tehnilises maailmas tõesti ei ole selline osav käpp. ma saaksin küll väga hästi hakkama, aga mul läks väga kaua aega. ja kirjalisi saab siis kiiremini, neid saab umbes 2 nädala jooksul. et see on selline meeskonnatöö ja kirjalistes on niimoodi, et te saate edukuse koodi kõigepealt meilile ja siis te saate 2 nädala sees saate siis sünnikaardi ja siis te saate ka suhteanalüüsi seal. ja selline ta välja näeb. ma vaatan, kas ma saaksin hästi kähku niimoodi nagu libistada. et selline ta näeb. ei tahagi teile väga palju nagu isiklikult näidata, hopati, näed, Merike, Meriksele. ja siis minul tuli siit, vaatame, ahah, mul näitab, vaadake siit sellist asja. ahah, mul tuli veel siit üks kood välja, 1558. noh, nüüd te saite siis vaadata, mis seal võis olla. aga vahet ei ole, nii. kui ma nüüd ketran kähku, no näete, siin on see, no kellel on siis näete selline kood. siin ta natukene nagu kirjalikkus on teistmoodi, seepärast et see, noh, kui vaata suulises oli see 5, 10, 15, mõte on kõik sama. aga kirjalikkus siis on ära toodud see number, esimene number siis kõige tähtsama numbrina. no te siit saate näha, see ei ole mingi saladus. sellist koodi on väga paljudel inimestel. ei ole palju, mingi veerandik siis sellised klassikalised oota, ma mõtlen kohe, mis võiks olla klassikaline elumissioon, on selline võib-olla näiteks 6, 8, 13. siis mis seal veel võivad olla sellised läheduse ja armastuse andmine on siis see number 6, õppima siis iseennast armastama. ja siis seal võib olla ka näiteks 6, 8, 15. 15 ka tegelikult kokku liites on 6, aga 15 natukene nagu suuremas mõistes on natukene midagi muud. no näete, siin te näete väga hästi, mis siin siis on. jah, aga need on hästi huvitavad asjad, mulle nagu räigelt meeldib. ja siis ma vaatan, ma näitan kähku teile siin kirjaliku peal, see, mis siin allpool nõksu. ja ma ei tahaks teile väga palju näidata. ma ei saagi näidata. okei, ma ei taha väga isiklikku asju näidata teile. seepärast, et ma ei näita klientide asju mitte kellelegi, need on hästi meil peidus kõikide inimeste eest. hoiame saladusi ja hävitame neid ära. ja jah, ma ei saagi näidata. tahtsin nii hullult näidata teile, ütlesin, et no te näete ühe sellise, no oota, okei, nii palju näitan. vaadake siis siia, see on siis see karmavõlad, mis siit tulevad välja. siis need asjad, mis ma ütlesin, ka suulised saavad selle ka. suulised saavad, siis ma räägin nendele kõik konkreetselt lahti, need numbrid minu puhul on siis need siin kirjalikus versioonis ja kirjalikus sa saad ka selle sellise suht hästi. ei taha näidata teile. ja vot, ja siis nii ongi, ehk siis mis on suulise ja kirjaliku vahe, on see, et lihtsalt kirjaliku kliendiga ma olen saanud hästi armsaid sidemeid ja ma olen väga tänulik teile selle eest. see toetab räigelt mu südant. ja osad kirjutavad pikalt vastu, osad ei kirjuta üldse vastu. ja siis ma lihtsalt kirjalikega ei tule nagu niimoodi suhtlema, nii nagu suulistega on. ja te saate ise täiesti vabalt seda siis valida, milline variant teile on sobilik. ja kirjalik variant on näiteks ka väga hea kinkida kellelegi edasi. et me teeme seda siis eesti keeles, soome keeles, inglise keeles ja vene keeles ka õnnestub see vajadusel.
vot. Seda ideed on nüüd päris palju kasutatud ja maksmise osas ka, et kui on vaja seda jaotada, seda summat, siis me lihtsalt lepime kokku, kuidas me seda teeme. Selleks saab lihtsalt kirjutada. kõik asjad on võimalikud. Ja teate, mis ma räägin, vahet ei ole, kumb versioon see on, kas see on kirjalik või see on suuline, aga see on sinu kasutusjuhend. See ei tule muutuma. paljud on küsinud ka sellist asja minu käest. See on ka hästi huvitav. Näiteks kui laps sünnib enneaegselt või siis kui laps või sünnitus on kutsutud esile, siis mina mäletan, siis minu esimene laps ka täitsa lõpp 3 päeva mässasime, et ta välja tuleb. No ei tahtnud, hoidis 10 küünega kinni sealt ei tahtnud tulla, jumal küll, mida kõike ma seal ära tegin. Ja teate, uskuge mind, nagu teate, Jumal ütleb praegu. Siis tegelikult numeroloogiliselt on seda uuritud ja puuritud erinevalt, siis laps tuleb täpselt siis, kui tal on vaja tulla. Kui ka sünnitus on kutsutud esile või siis on enneaegne laps, siis tegelikult on see, et tema hing, ehk siis meil kõigil on hing sees, et see hing on valmis tulema nüüd. Ja siis, kui on näiteks räägitud, et 5 minutit enne keskööd või 5 minutit pärast keskööd ja anti emale valida, mis kella siis ta tahab panna või mis kuupäeva ta tahab panna, siis see on ka täpselt niimoodi, et see on juba ülevalt poolt kõik kokku lepitud. Ja ühes videos ma ka rääkisin seda, et on muidugi võimalik, kui sul on vajadus selle järgi, näiteks kui sa oled täpselt 5 minutit enne südaööd sündinud, et täna on näiteks 22, on ju, ütleme siis 21. oktoober, ma vaatan kalendrit lihtsalt, 21. oktoober, 23:55, issand, kell on nii palju juba, kohtan kella ka samal ajal, ja 23:55, siis ja emale anti nagu valida, on ju, et siis mis kuupäeva paned, et võib panna seal mingi 24 ja mida iganes. täpselt see, mis kirja pannakse, siis nii ongi. vaat, ma eelmusin lihtsalt ära, et kell on nii palju, ma pean lõpetama. kui kähku ema muidu tuleb, sa pead magama. mäletate neid aegu siis, kui ema karjus, no nii, nüüd kohe magame. siis ei olnud telefoni, ma isegi ei kujuta ette, mida me mökutasime seal alati, magada kuidagi ei saanud. lage ja lihtsalt selle peale, kell on praegu lihtsalt nii palju juba. mõtlesin, et ma tahan selle video kuidagi ära teha, sest mul on täna nii pikalt kipitanud see peas. Seda on küsitud väga palju. Ma väga loodan, et te saite siia nüüd vastuseid. Ma panen selle kinni. Ups, kus ma nüüd olen? Vaadake. Näe ennast ekraani peal. Täitsa lõpp. Ma ei tea, kus ma olen. Siin. Jess. Leidsin. No vot, see arvuti on nagu ta on. Arvuti on väga hea. 100 aastat vana, aga väga hästi töötab, lihtsalt mina ei oska kõiki asju kasutada. et niimoodi, nüüd see kõik räägitud ja pane kommentaaridesse, et sina, kes sa oled juba saanud, et kuidas see on toiminud, kas see kirjalik oli sulle piisav, kas suuline oli okei. võid panna kommentaare. ja loomulikult ma arenen kogu aeg. aga seda, mis ma tahan ütelda ka, et ma tegin tegelikult ühele oma väga-väga lähedasele inimesele ka sünnikaardi ja siis ta ütles, et oi, ma tahaks, et te nüüd ka teeksite mulle uuesti, et nüüd sa oled juba rohkem arenenud. ja siis, kui ma vaatasin mingid teatud numbrid, mida ta tahtis, et ma uuesti läbi teen, siis teate, ega tahan kohe ütelda ühe sõna. ega siis point on kogu aeg sama ja materjal, mida ma kasutan selle seletamiseks, on mul ka sama, ainult see, mis mul kogu aeg juurde tuleb, on lihtsalt need kogemused, need klientide baasil, mis ma saan, need näited ja aga point, põhi on ikkagi sama, kui sa oled nüüd suulise selle analüüsi saanud minu käest näiteks 3 kuud tagasi või 4 kuud tagasi, 5 kuud tagasi, ma räägin ikkagi selle põhiasja sulle ära. ja miks ma näiteks siia kodulehekülje peal on ju koostööpartnerid, on ju, siis nende inimestega kõigiga ma tulen ka videoid tegema ja teie, kes te olete mulle siin pannud suvel ka ette koostööpartnerlust pakkunud, siis ma leian teid ülesse, kirjutan teile. ja kui sinus on ka midagi sellist, mida sa võiksid anda inimestele ja sa ei ole julenud seda teha, siis kirjuta mulle, räägime, lepime kokku ja siis kes teab, mis sellest tuleb. ehk siis klubilistele tuleb hästi palju selles suhtes materjali, aga nüüd nii, nagu ma rääkisin ühes videos ka, ma panen aeg-ajalt teatud klubi liikmetele mõeldud videoid üles teile ka vaatamiseks. põhiliselt ma tulen seda tegema
ütelda siis, oota, mis see on, appikene, pühapäev. tahtsin ütelda september praegu kogu aeg seal lihtsalt mu keele peal jah, et pühapäeviti ma panen teile mingi üks või kaks videot kõigile vaatamiseks, siis panen ta jälle kinni tagasi. ja veel võib-olla lihtsalt panen ka keset nädalat, aga vaatan. vot niimoodi. egas midagi, suur tänu ja kommenteerige siia, et kas sellest oli kasu, seepärast et seda asja on nii palju küsitud ja siis ma mõtlesin, et parem on, ma panen ühte videosse selle ära ja nii lihtsalt ongi. ma olen väga tänulik teile, et te olete olemas ja areneme koos, aitame üksteist. see on tegelikult mu põhipoint selle asja juures, et te saaksite aru, kes teie olete ja kuulake neid videoisid, mis ma siis siia panen. sest kõike ma seal sünnikaardis ju ei räägi seda, mida ma räägin videotes, aga sinust ma räägin raudselt kõik, nii palju, kui ma tean, numbrite baasil. vot, ja siis me saamegi niimoodi tuttavaks, seepärast et on hästi palju videosid, et näiteks energeetiliselt, kes sulle sobib, kes sulle ei sobi ja nii edasi. aga hästi palju materjali on veel ees. ja see oligi kõik tänaseks. ja tööd, erike ja numbrite keel. ma vaatan siia alla, seepärast et ristile peab otsa saama. Ristile peab pihta saama.